Tere tulemast kuulama UX ja AI ampsud uudiskirja episoodi number 11. Täna ma toon sinuni siis järgmised põnevad teemad. Esiteks, milline on hästi disainitud nupp. Siis vaatame, kas AI-ga suheldes peaks viisakussõnu kasutama. Kolmandaks, Canva disaini tarkvaras põnevad uuendused ja mis need on. Neljandaks, mis võimalusi pakub Elementori Site Planner. Ja viiendaks teemaks, mida huvitavat rääkisid Meta ja Microsofti juhid AI üritusel. Tulles esimese teema juurde, milline on hästi disainitud nupp, siis siin on väga hea Nilsson Norman Grupi artikkel, mida ma siin siis tsiteerin. Et kui me räägime nupuolekutest, siis meil on tegelikult 5 peamist nupuolekut. Ja miks nad on olulised, on sellepärast, et kasutaja saaks aru, mis tegelikult toimub. Ja need 5 peamist olekut on enabled, nupp on aktiivne ja kasutatav. Disabled, nupp on saadaval, aga mitte kasutatav, näiteks kui vorm on pooleli täidetud. Aga ma isiklikult soovitan neid disabled nuppe pigem vältida, sest need tekitavad tihti segadust, sest et kasutaja ei saa aru, miks vormi väljas nupp on mitteaktiivne. Ja eriti kui me räägime ligipääsetavusest, kui ekraanilugejaga tulla, siis ka see info võib jõuda liiga hilja kasutajani ja siis tuleb nagu selline mäng, kus peab hakkama aru saama, kuidas saada nupp aktiivseks. Ehk pigem disabled nuppude asemel vormiväljades kasutada siis veateadet, et kui mingi väli jäi täitmata, kasutaja vajutab nuppu, siis öelda talle, et mine palun täida see väli, sest muidu selline disabled nupp on natukene ja vahel, mitte natukene, vahel ka päris palju segadust tekitav, eriti kui ei ole märgitud, mis asjad on ka kohustuslikud väljad. Siis on hover, see tähendab siis seda, et kui hiirekursoriga nupule liigud, siis annab ta tagasisidet, et ma olen siis klikitav. Focus, see tähendab seda, et kui kasutaja liigub klaviatuuriga, see ilmub siis, kui kasutaja vajutab tab-klahvi. Ja on press-olek, see on kiire visuaalne tagasiside, et oled nuppu just vajutanud ja tegevus on käivitunud. Ehk siis 5 sellist põhiolekut: enabled, disabled, hover, focused ja pressed. Aga lisaks on olemas veel tegelikult ka loading ja selected nupuolekud. Ja need siis viitavad siis sellele, et kui inimene vajutab nuppu ja mingi protsess käivitub, ja selected on siis see, kui meil on näiteks checkbox'i valikud, et nimekirjas on ka need sisuliselt checkbox'id nagu väiksed nupud, kus me linnutame midagi ära. Aga lisaks siis tegelikult nuppude olekutel on meil ka erinevad stiilid, ehk siis primaarne, sekundaarne ja tertsiaarne stiil. Mida see siis tähendab, on see, et primaarne nupp on tavaliselt rohkem domineeriv, ta on disainis rohkem visuaalne, rohkem siis silmatorkav ja sekundaarne on selline tagasihoidlikum. Nagu oled kindlasti tähele pannud, kui on kusagil sellised jah-ei valikud, siis vahel jah on tehtud rohkem aktiivseks ja ei natuke tagasihoidlikumaks. Et siis ongi jah on nagu primaarne, näiteks sinise taustaga, ei on näiteks sellise valge taustaga, et siis sinine torkab paremini silma. Ja tertsiaarne, see on selline kolmas stiil, et kodulehtedel tavaliselt mõned sellised tagasihoidlikumad, väiksemad nupud, need on siis nagu kolmandad, et nad siis visuaalses hierarhias ei ole nii domineerivad. Ja need on siis olulised sellepärast, et kommunikeerida kasutajale siis erinevaid olekuid. Ja kui sind huvitab rohkem UX, UI ja AI disain, siis oled oodatud ka meie koolitusele, kus me täpsemalt lahkame UX, UI disaini printsiipe ja parimaid praktikaid ja õpetame, kuidas siis luua erinevaid prototüüpe, disainida. Teine teema on, kas AI-ga suheldes peaks kasutama viisakussõnu. Ja AI-ga me tahame olla viisakad, see on selline viisaka suhtluse alus. Aga mida peab arvestama, on see, et tuleb välja, et kui siin Futurism avaldas loo, siis Sam Altman tõi välja, et palun ja aitäh sõnad on maksma läinud $10 miljonit elektriarvetes. Ehk siis iga sõna, token, mida me kasutame, tegelikult tekitab serveri koormust.
ja mida veel seal artiklis välja toodi põnevat, oli see, et näiteks 100-sõnaline AI kirja loomine võib kulutada energiat sama palju kui 14 LED-lampi tunniks tööle panna. Ja kui seda tehakse siis sadu tuhandeid kordi päevas, siis see mõju ei ole enam väike. Ja mis siis see nagu selline loo võib-olla mõte on see, et mõelda, et kas kõiki asju on vaja ai abiga kirjutada, midagi peaks jätma ka selleks, et kirjutada ise, mis on siis aju töö hüvanguks ja keskkonna hüvanguks samamoodi. Ja viisakussõnu vähem siis proovida kasutada. Aga mis on nagu jällegi oluline, on see, et kui me oleme viisakad, siis see vastuse toon ai poolt võib tulla ka viisakas. Ehk siis see ei tähenda, et me peame olema aiga suheldes väga tuimad, aga lihtsalt see on üks asi, mida siis teadvustada ja teadlikustada endale, kui me siis kasutame ai-d, eriti kui me kasutame siis keelemudeleid. Canval oli väga vahva üritus ja seal demonstreeriti siis uuendusi. Ja 3 asja, mis mulle nagu silma rohkem jäid, oli Visual Suite 2.0. See võimaldab siis ühte disainifaili mitme erineva formaadi lisamist, et on nagu üks fail ja sinna sisse saad panna slaidid, valge tahvli, sotsiaalmeedia, teised üksused, et täna on olnud ta rohkem nagu laiali. Jah, ütleme slaidide hulka me oleme saanud panna varem ka valge tahvli, aga nüüd see kontseptsioon on sinna Canval minemas, et sul on üks nagu fail ja seal sees on sul erinevad nagu lehed ja need lehed saavad olla ka erinevas formaadis, erineva sisuga, et sul on üks nagu projekti fail, milles nagu saab toimetada. See on see, mida nad seal siis demonstreerisid. Siis Canva Sheets tuli välja, see on siis selline Microsoft Exceli sarnane lahendus, aga toredate selliste ai võimekustega, et andmeid siis analüüsida, visualiseerida ja sisu genereerida. Ja üks kasutusvaldkond on näiteks reklaamikampaaniate planeerimine ning andmeanalüüs ehk siis ai abil erinevate siis andmestike töötlemine ja nendega siis väljendamine on siis see, mida nad teevad, et seal nad näitasid ka erinevaid selliseid dashboard'i sarnaseid lahendusi, graafikuid ja nad on siis oma siis sellist lahendust täiendanud erinevate. Canva Sheets täiendab tegelikult tänast asjade line-up'i. Et selline toode ehk siis tabelisse on nad ka nüüd jõudnud, kui mõni aeg tagasi nad tulid välja oma sellise nagu Wordi dokumendi analoogiga, see oli küll tükk aega tagasi, siis nüüd on jõudnud ka tabelitesse ehk siis konkureerivad ja natuke selliste nii-öelda Exceli sarnaste lahendustega. Canva Code võimaldab ai abil luua siis kodeeritud lahendusi, see on ka hästi huvitav, on, et Canva on siis sisenemas sellisesse kodeerimise mängu, et seal oli ka üks selline demo, kus siis võeti erinevad osapoolt kokku ja siis kodeeriti lihtsamaid veebilehti, mänge. Täna ta on üsna algeline, aga seal on nagu palju lubavat. Canva oskab teha asju niimoodi lihtsalt mugavalt, et neil on selline one page veebilehe ehitaja üsna mugavalt tehtud. Et kui sa tahad endale sellist one page kodulehte, siis Canva veebilehe ehitajaga saab seda teha. Keerukamatega jääb ta hätta, seal on mõistlikum kasutada Elementorit. Aga näitab seda, et Canva on sellise kodeerimissuuna ka võtnud, et vaatame, mis sellest siis edasi saab. Aga sujuvalt liigume siis Elementori ürituse juurde. Elementoril oli siis selline Q2 roadmap event ja seal nad siis rääkisid järgnevaid asju. Üks on Site Planner, on neil selline toode, mis praegu on beeta faasis. Ta on selline wireframe'i genereerimise tööriist ja ta loob siis sellise esialgse kavandi tehisaruga chatides või koosoleku transkribeerimise teel. Kuidas see siis toimub, on see, et kui sa lähed siis nende kodulehele, sa saad valida, kas sa tahad siis anda oma sisendit chati kaudu, kus ai küsib sinu käest teatud küsimusi ja siis selle põhjal, mis sa talle vastad, ta teeb esimesed sellised mock-up'id. Ja teine variant on see, et sa lisad nende agendi siis enda koosolekusse, et seal on võimalik siis kui kasutad Google Meet'i, paned Google Meet lingi ja siis see ai liitub siis selle koosolekuga ja siis ta kuulab seda koosolekut ja ta siis transkribeerib selle siis
siis ära ja siis teeb selle põhjal siis mock-up'id ja kusjuures ka eesti keel on seal toetatud, et see on väga, väga vahva. Editor V4 on see, et Canva on siis oma veebilehe ehitaja siis kasutajaliidest. SitePlanner on siis selline nagu planeerimise tööriist ja nad seda nagu täiendavad, aga Editor V4 on siis tegelikult tänase editori veebilehitaja tööriista siis edasiarendus. Seal tutvustati siis selliseid uusi võimekusi, mida nad tahaksid siis selle uue editoriga välja tuua, mis täna on siis sellises alfa faasis, et neil natuke majasiseses testimises ja mõned sellised esmased välised kasutajad ka nad plaanivad juurde tuua. Seal on siis mõte hakata rakendama rohkem CSS first lähenemist, mis võimaldaks rohkem sellist globaalset seadistamist veebilehele teha, sest tänane editori lähenemine on olnud pigem selline iga veebilehe individuaalse ploki keskne, aga selline globaalne seadistamisvõimakus on olnud rohkem nagu tahaplaanil, et rohkem Elementoris seadistad nagu plokki ja igat plokki, aga nüüd nad üritavad teha rohkem selliseks globaalseks, kuigi täna Elementoris on ka globaalsed seadistamisvõimalused olemas, aga eks nad siis seda nagu efektiivistavad ja tahavad parandada seda töövoogu ja jõudlust. Ja selline fun fact, et Elementor kasvab tublisti, täna on iga 8. veebileht maailmas loodud Elementoriga. Ja viimaseks teemaks on, et mida huvitavat rääkisid Meta ja Microsofti juhid siis ai üritusel. Ja seal oli siis Mark Zuckerberg ning Microsofti juht Satya Nadella. Neil oli siis see konverents LlamaCon ja seal nad arutasid natuke ai oleviku ja tuleviku üle. Ja mõned punktid siis. Üks on see, et tehisaru integratsioon arendaja töövoos. Et ai esmaseks tulekuks võib lugeda koodi kirjutamise autocomplete soovitusi. Et kirjutasid koodi ja siis ai siis soovitas, kuidas võiks seda koodi lõpetada. Siis lisandus tehisaruga chat. Ehk siis ei olnud vaja enam käia Stack Overflow's seal foorumis küsima, et mul on selline probleem, mis oleks lahendus, vaid saab selle arenduskeskkonna sees küsida. Ja nüüd siis ka ai agendid, et mis võimaldab siis aina rohkem selliseid ülesandeid siis delegeerida siis tehiskaaslasele. Et see oli üks selline teema, mida siis seal arutleti, natuke käsitleti, vaadati natuke minevikku, vaadati natuke tulevikku. Mis oli päris põnev on see, et 1/3 koodist on ai kirjutatud Microsofti enda arenduste koodibaasis. On siis hinnanguliselt selline 20-30% ai kirjutatud koodi. Ja see protsent on suurem puhtalt lehelt alustatud projektides, nii-öelda sellistes nii-öelda greenfield projektidest, et siis kui sa alustad nagu täitsa puhtalt lehelt, et seal on see protsent suurem kui siis legacy nii-öelda kood stack'is. Ja mida siis Mark Zuckerberg ennustab, on siis see, et järgmise aasta jooksul on nende projektides 50% koodist kirjutada ai toel. Et kui ta seda nagu välja tõi seal konverentsil, ma vaatasin, et natuke ta nagu väga kindlalt seda nagu ei rõhutanud, aga selle numbri ta vähemalt nagu niimoodi viskas nagu välja, et see oli nagu sihuke top of mind natuke ennustus. Ja mis siis Microsoft näeb siis ai-ga on see, et tegelikult ai võimaldab luua nagu sellist ühtset baasi. Et siiamaani on olnud selline challenge, et Microsoftil läbi aja, et kuidas siis Word, Excel, PowerPoint nagu mugavalt ühte töövoogu tuua. Ja nüüd tegelikult Microsoft Copiloti ja tehisaru võimekustega on aina rohkem avanemas selliseid võimalusi, kus on võimalik integreerida neid Wordi, Excel, PowerPointi omavahel paremini ja tegelikult nagu selline ühtse andmebaasi kontseptsioon, et sul on nagu mingi data, kus sa paned selle sisse ja siis saad seda datat erinevat pidi nagu siis presenteerida. Et siin tegelikult, kui vaadata Canva konverentsi, siis tegelikult Canva on ju ka täpselt samas suunas liikumas, et sul on erinevad andmed nii-öelda, mis sa sisestad, sul on erinevad kujundused, disainid, erinevad andmestikud ja kuidas sa neid presenteerid, kas neid andmeid võtad välja presentatsioonina või sa võtad välja need Wordi failina või mingisuguse kujundusena.
et see on siis nagu selline ai visioon, et kus sa saad tegelikult välja võluda erinevas formaadis asju, et vaatame, kuidas see siis hakkab välja nägema. Järgnevad kuud, aastad näitavad. Aga need on siis sellised 5 teemat, mida ma tahtsin siin siis kajastada. Kui sa soovid, sa võid lugeda ka UX Estonia kodulehel blogi, et episood number 11 täpselt samal teemal. Ja omalt poolt tänan, et kuulasid ja soovin sulle head päeva jätku.